Tšau, kuidas teil läheb? Meil on täna selline plaan, et on super ilus ilm. Väljas on küll juba veits jahe, ma näen, et vahtralehed, mis on veel riisumata, on suht härmatanud, aga meil on tänaseks broneeritud ratsamatk Andresega. Eelmiseks jõuluks ma kinkisin Andresele sellise kinkekaardi, mis siis sisaldas 2-tunnist ratsamatka 2 inimesele ja meil oli suvi otsani kiire, et meil ei olnud aega suvel seda teha ja nüüd enne veel päris külma mõtlesime, et lähme ratsutama. Ühesõnaga ma üritan täna natukene vlogida, teid sinna ratsamatkale kaasa võtta. Ma laenasin oma sõbrannalt tema poja väikest sellist seikluskaamerat, aga ma ei tea, ma katsetasin seda ja mulle tundub, et ja ma ei tea, kas asi on minu arvutis või igatahes ei filminud väga hästi. Nii et ma ei tea, kui palju ma seal koha peal filmida saan. Ma võtan igaks juhuks oma kassikaamera kaasa. See ei tee küll kõige paremas kvaliteedis videopilti, aga see on hea väike ja ma saan selle kas või lihtsalt oma jope luku külge kinnitada ja niimoodi filmida. Ratsutamisega on veel see teema, et põhimõtteliselt selline looduses ratsutamine on olnud minu unistus päris pikka aega. Nimelt lapsena kunagi ma käisin ratsatrennis suht lühikest aega, kas äkki lihtsalt ühel suvel enda taskuraha eest siis käisin ratsatrennis ja ma lootsin, et ühel päeval me läheme loodusesse siis ratsutama ja me jõudsime vist harjutustega nii kaugele, et ma ühe korra sain teha platsi peal vist isegi galoppi. Põhiliselt me õppisime traavimist ja siis, kui sai suvi läbi ja ma enam ei läinud sinna ratsatrenni, siis järgmisel tunnil olid nad terve seltskonnaga läinud loodusesse ratsutama. Ja kunstikoolis nüüd paar aastat tagasi, kui olid õpilased, kes käisid ka ratsatrennis, tegid ikka aeg-ajalt mulle seda nalja, et õpetajad, me käisime jälle looduses ja ma olin neile rääkinud seda lugu, kuidas ma ei saanud looduses ratsutada. Nii et selline väike lugu selle ratsutamisega, nii et põhimõtteliselt on see üks väike unistus, mis täna äkki siis täide läheb. Ja Andres on tegelikult parem ratsutaja kui mina, sest tema käis ka noorena kunagi ratsatrennis ja tema käis isegi võistlustel ja värki, nii et mina olen täna rohkem algaja. See koht, kuhu me läheme, on Pangodi järve ääres. Nende lehekülg on igatahes rahvamatkad.ee, aga jah, mis ma ikka lobisen, Andres kohe tuleb ja me hakkame liikuma. Nii et seal näeme. Jõudsime kohale, saime endale ilusad kiivrid pähe ja kohe lähme hobuseid ka vaatama. Pall.
väga. Oot. Oh jumal. Tšau, praegu on juba järgmine päev. Me jõudsime eile ratsutamast tagasi ja me olime suht väsinud ja mul ei olnudki meeles videole lõpp filmida, nii et ma teen praegu väikse kokkuvõtte eilsest toredast päevast. Ma vaatasin natukene oma kassikaameraga filmitud videot ka üle ja ma vabandan video kvaliteedi pärast, sest et see kaamera ei ole just kõige parem, kõige kallim ja just mõeldud selliste asjade jaoks, vaid see kaamera on mõeldud koduloomade peal kasutamiseks, et põhimõtteliselt näha, mis teie koduloom õues teeb ja ei ole mõeldud mingisuguse ulme action kaamerana. Ma ei julgenud seda sõbranna käest laenatud kaamerat kasutada, sellepärast et ma ei tea, kas asi oli minu arvutis või selles kaameras, aga see videopilt mingi hakkis ja oli veits roheline. Igatahes ma proovisin kodus natukene sellega filmida ja see video jäi veits imelik ja ma ei julgenud seda kaasa võtta, aga see selleks. Ratsutamine ise oli täiega tore. Kahjuks jäi nagu ägedam osa isegi videopildist välja, sest et ilmselt mul kaameral sai aku poole tee peal tühjaks, aga lisaks hobusega jalgupidi järves käimise läksime me veel matkarajalt kõrvale, kuna tormiga olid puud kukkunud matkaraja peale ja ei saanud seda tavalist rada pidi minna. Me läksime tagasi teist kaudu üle heinamaade, üle selliste künklike viljapõldude, mis oli täiega ilus vaade järvekestele ja põhimõtteliselt kõik see Lõuna-Eesti maastik on täiega äge ilus ja mul on kahju, et me suvele jõudnud sinna. Ma kujutan ette, et suvel ilusa ilmaga oleks seal veel ägedam olnud, aga jah, võib-olla me kunagi läheme tagasi, sest et seal oli tõesti ilus ja nende hobustega oli lihtne ratsutada ja see perenaine seal tegi selle kõik väga lihtsaks ja ma alguses kartsin, et äkki minu viimasest ratsatrennist on nii palju aega mööda läinud, et äkki ma ei julgegi hobuse seljas olla ja noh, põhimõtteliselt mul oli tunne, nagu lapsena on ju, sa julged igale poole puu otsa ronida ja kõik ja siis mingis vanuses sulle tuleb äkitselt nagu mingi kaine mõistus ja hirm peale, et mis siis saab, kui ma kukun ja lihtsalt
jah, ma ei tea, lapsena tundus nagu nii lihtne puude otsa igale poole ronida. Aga ma ei tea, see naine ise oli hästi rahulik, hobused olid rahulikud ja lihtsalt hops ronis hobuse selga ja perenaisel oli juhthobune ees, kelle järel lihtsalt teised hobused läksid ja kõik oli super loogiline ja lihtne. Võib-olla mõni asi oli meelest ära läinud ja ehk hobused on ka erinevad, et nagu jah, nende hobuste pööramine või et nagu ta kiiremini läheks, et alguses võib-olla ei julge nagu, et kui kõvasti ma peaks kannaga talle hoogu andma või noh, sellised asjad. Aga see oli veel lahe, et kui meil oli matk läbi ja kuna me olime kunagi varem ratsutanud, siis see perenaine lasi veel meil natukene seal aedikus ka ringi ratsutada ja me saime traavi meelde tuletada, et päris galoppi me ei hakanud sõitma, aga natuke traavi saime harjutada. See talu asub Pangodi järve ääres ja selle koha nimi oli kas Karl-Eeriku ratsatalu. Just see loodus ja see koht on seal nii ilus ja see ongi looduskaitseala põhimõtteliselt ja see on tõesti ilus ja kaunis koht. Mis ma siin ikka lobisen? Ma loodan, et te likeite seda videot, kommenteerige, kas keegi teist käib ka ratsatrennis või tahaks käia ratsatrennis. Ja näeme juba teiega mõnes järgmises videos. Tšau!